Otepää kogudus on täna tähistanud oma 800. aastapäeva. Heivi Truu pidas ettekande kogu sellest pikast ajaloost, muidugi mitte väga põhjalikku, sest see ei ole võimalik nii lühikese aja jooksul, aga miks siis just 800 aastat? Mis on see sündmus, mis siis märgib selle koguduse algust või siis esmamainimist vist pigem? Ja me loeme seda Henriku Liivimaa kroonikast välja, et Riias piiskop Albert oli siis määranud oma venna Hermanni siia Ugandisse ja Liivimaa Henriku kroonika ütlebki, et sõjateenistuse vennad leppisid piiskoppide ja kirikumeestega kõigi riialastega kokku Riia alla kuuluvate Eestimaa provintside jagamise üle ja Hermannile anti Ugandi ning et ugalased rõõmutsesid piiskop Hermanni võimu üle, kes oli Otepääl. Ning 1224. aastal piiskop Hermann jõudis siia ning siis on välja toodud, et selles kivilinnuses, mis ehitati piiskopi residentsiks, ja sai valmis ilmselt aastal 1225, aga et seal oli juba kabel ja et selle linnuse kõrval oli ka esimene kirik, mis olevat olnud siis Elisabethile pühendatud. Ja praegu me siis ei saagi öelda, et me tähistaksime seda kiriku aastapäeva, vaid et pigem ikkagi siis kristliku koguduse 800. aastapäeva, sest selles paigas, kus on meil Maarja kirik täna, sellel ajal veel kirikut ei olnud, et siis see sai alguse mõnevõrra hiljem. Olete Otepää gümnaasiumi ajalooõpetaja, aga ka Otepää koguduse organist. Et selline kaksikroll, et mis teid ennast, tundes seda ajalugu, selle koguduse ajalugu kõige enam kõnetab või puudutab? Neid teemasid on mitu. Kõige rohkem Jakob Hurt, tema tegevus Otepääl, tema tegevus kirikuõpetajana, rahvuslike seltside eestvedajana siit Otepäält kirikumõis, mis tegelikult on siinsamas lähedal, selline omamoodi keskus ja salong oli Hurda siin tegutsemise ajal ja siis teiseks veel järgnenud Burhard Sperlinki aeg ja Eesti üliõpilaste seltsi sinimustvalge lipu õnnistamine Otepääl. See on väga tähtis. Siis siin on ka 20. sajandil olnud selliseid märkimisväärseid kirikuõpetajaid ja ka neid on olnud näiteks Johannes Oskar Lauri, kes oli samal ajal ka Otepää gümnaasiumis töötas, nii et ka enne on olnud seost kooli ja kiriku vahel. Nii et peamiselt ma ütleksin Hurda aeg ja tema tegevus ja siis sinimustvalgega seonduv. Mida praegu soovite kõige enam oma kogudusele? Kestmist ja sellist stabiilsust. Ja. Et praegu on hetkel natukene ikkagi üldiselt ühiskonnas turbulentsed ajad, et siis ka natukene lainetab kodukoguduse peale ka see turbulents. Lisaks sellele, et Mart Jaanson on Otepää koguduse hooldajaõpetaja, on ta ka helilooja ja täna oli kõigil, kes olid tulnud tähistama Otepää koguduse 800. aastapäeva, suur rõõm ja võimalus osa saada uudisteosest Meie isa.
mida siis saime täna esiettekandes kuulda. Mart Jaanson, kuidas see teos sündis? Kavandades Otepää Maarja koguduse 800. sünnipäeva jumalateenistust oli mul selge, et siin peab olema palju muusikat ja kutsusin siia külla ka tuua Ott Indermitt ja Paul Daniel, siis Ott kui baritonisolist ja Paul kui kitarrimängija, kitarrisolist. Ja kuna meil on selline tore ansambel ka Otepää koguduse ansambliks nimetame seda, seal on siis 3 naislauljat ja mina olen üks meeslaulja, siis mõtlesin ka midagi peaks ühiselt tegema, ühiselt esitama. Ja siis tuli mulle pähe, et võiks teha muusikalise rännaku Otepää koguduse sünniajast kuni tänapäeva välja. Ja siis valisin 2 teost, õigemini 1 teose valisin, 13. sajandi Conductus, mille me siis esitasime koos duoga. Ja teiseks looks, et meil oleks ka tänapäevast üks lugu võtta. Otsustasin teha kiiruga Meie isa palve sõnadele, see on siis täpselt see tekst, mis on Matteuse evangeeliumi 6. peatükist ja mida me kõik palvena tunneme, et teha üks lugu. On ju ka tänavu Meie isa palve aasta. Et enne kui see ära lõpeb, siis on ka sobiv Meie isa palveid kiiresti teha, muusikasse valada. Ja kõik see kokku siis päädis tänasel jumalateenistusel. Me ka täpselt ei teadnud, kuidas see kõik õnnestub, sest lugu oli püütud nii teha, et võimalikult väheste proovide arvuga saada maksimaalne tulemus ja seda oskavad öelda siis kirikulised, kuidas see õnnestus. Ja kes on õppinud muusikat ja teab, mis asi on ülemhelirida, siis ma ikkagi ütleksin, et see oli minu jaoks oluline, et muusikaline materjal tuleneb ülemhelireast, mis on igal füüsikalise helil, muusikalisel helil, millel on kindel mõnkesagedus, tal on ka tal lõputu hulk ülemhelisid, mis kõlavad selle heliga koos ja esimesed 16 on siis kõige rohkem tuntud ja nendest moodustub meie helivaru, ehk siis see helirida, mida kasutamegi muusikas. Ja kuna mulle tundus, et Meie isa palve on samasugune loodusnähtus, Jumala and, nii nagu ülemhelirida, siis peab ka olema Meie isa palve helindamine või selle põhi peab olema siis ülemhelirida, nagu loodusseadus. Nii palju siis nendele, kes ülemhelirea saladust tunnevad. Kuidas läheb 800 aasta vanusel kogudusel, Otepää kogudusel täna? Tänan küsimast, töiselt. Midagi väga roosilist ei ole, aga saame oma eluga hakkama. Teenistused ja kõik saab läbi viidud. Inimesed käivad koos. Plaaniliselt käivad meil koos teehommikulised, mis on meil traditsiooniline pastoraadi keldrisaalis. Iga kuu õnnitleme jooksva kuu sünnipäeva lapsi, mis on meil juba kadunud Jüri Stepanevi ajast traditsiooniks saanud. See nagu seob koguduse liikmeid ja see on üks selline väga ainulaadne üritus, et paljud kogudused sellist asja nagu imestavad, kuidas te sellist asja suudate teha. Aga meil on selline tubli diakoonia töötegija Helle Mölder, kelle eest vedamisel me oleme seda teinud pikalt ja see on minu arvates üks suur pluss. Mis on minu arust on nagu puudus või negatiivne külg, kogudusel on noori väga vähe. Et enamus, kes koos käivad kirikus ja teehommikul kõik on eakad ja noorte töö peaks olema paremal järjel. Aga ma loodame, et saame ikka siia oma vaimuliku, kes oleks nagu rohkem kogudusega seotud ja saaks pühendada oma aega koguduse tööle, et noortepäralt on tulevik, aga kui ei ole noori, siis ei ole ka arengut. Et see on minu meelest üks praegu miinus. Võime olla rahul sellega, mis Jumal on meile andnud ja kinkinud, ilusa kiriku ümbruse, pastoraadi, Eesti sinimustvalge lipp on siin pühitsenud, et mida sa veel paremat oskad tahta. Otepää on
usukants on siin ju väga-väga pikalt ja loodame, et see kestab ka pikalt-pikalt edasi. Soovime siis teile, et issand saadaks oma õpetaja, sellest vist tuntakse kõige rohkem puudu ja palju aastaid. Aitäh heade soovide eest ja loodame, et Jumala abiga leiame siia omale vaimuliku.